edasi. Tere tulemast Ristniku põhikooli ajaloolisse õppehoonesse. Mina olen huvijuht Birgit Sagar ja mina arendusjuht Maare Keskpäik. Meil on hea meel kutsuda teid täna väikesele ringkäigule meie armsas koolimajas. Lähme. Oleme jõudnud koolimaja nullkorrusele. Ja nagu te näha võite, siis meie maja on suurepärane kooslus ajaloost ja kaasajast. Kui me näitame meie koolimaja seintele, siis te võite leida siit väga tugevaid paralleele Riigikogu hoonega. Kes veel ei teadnud, siis nimelt on nii meie koolimaja kui Riigikogu arhitekti näol tegemist sama isikuga. Teisalt toetame me väga tugevalt kaasaegset õpikäsitlust, mis tähendab seda, et me pöörame väga suurt tähelepanu õpilaste ja ka õpetajate digioskuste parandamisele, mis tähendab seda, et erinevad IKT vahendid on meie igapäevase õppetöö lahutamatu osa. Ja sellised kapid meie koolimajas peidavad endas siis nii tahvelarvuteid kui ka sülearvuteid, mida siis õpilased õppetöös kasutavad. Teisalt, meie jaoks on väga oluline ka panustada puhtasse loodusesse ja jätkusuutlikku keskkonda, mis tähendab seda, et ka koolis me pöörame väga tugevat tähelepanu sellele, kuidas meie kõik õpetajad, õpilased saame siis panustada sellesse, et meil oleks kõigil siin planeedil Maa väga hea elada. Tere tulemast koolisööklasse! Siin söövad meie lapsed 3 vahetuses maitsvat ja tervislikku koolileinet. Hommikuti pakutakse kõigile soovijatele hommikuputru ning kõikidel päevadel on alati valikus palju salateid ja ka taimetoit. Söökla kõrval asub õppeköök, kus lapsed õpivad valmistama süüa. Ma julgen arvata, et see on meie õpilaste üks lemmik osa koolielust, kui saab ise endale valmistada maitsvat ja tervislikku toitu. Lisaks sellele on meil käimas toidulabori huviring. Selles huviringis õpivad lapsed lisaks toidu valmistamisele ka seda, mida kõike toidust saab põnevat katsetena teha ja millised on tulemused ning mida sellest õppida. Kuidas Maarja läheb? Kas õhtusöök on juba välja valitud? Kuidas sa pilukasse suhtuksid? Hea valik, kutsu söömaga valmis on. Saab tehtud. Nullkorruse viimase ruumina näitan ma teile töökoda. Arendusjuht Maarja parasjagu nokitseb seal millegi kallal. Siin toimuvad tehnoloogiaõpetuse tunnid. Meie laste käsutuses on kaasaegne masinapark. Meie masinate hulgas on olemas ka CNC frees ja laserpink. Meie tööõpetuse õpetajad on väga usinad ja väga koostööaldis. Nad löövad väga palju kampa koos lasteaedade ja teiste koolidega ning valmib palju ühiseid koostööprojekte. Birgit, kuule, kas sa ütlesid, et meie majas on üleüldse väga palju noori meesõpetajaid? Ei jõudnud veel öelda, aga väga hea tähelepanek siinkohal. Aga liigume nüüd korrus kõrgemale ja vaatame, mis esimesel korrusel vaadata on. Me oleme oma ringkäiguga jõudnud esimesele korrusele ja nüüd lähme piilume ka ühte klassiruumi sisse. Ole hea, tule aga edasi. Oleme jõudnud meie kooli klassiruumi. Nagu te näete, siis meie kooli klassiruumid on mõnusad väikesed ja väga hubased. Meie õpetajatel on kasutada kõik kaasaegsed digitehnoloogia vahendid, ehk siis meie klassid on varustatud interaktiivsete tahvlitega, need on varustatud dokumendikaameratega ja kõiksugu muude digivahenditega, mis toetavad kaasaja ühiskonnas vajalike oskuste omandamist. On ju nii õpilane, Birgit? Oleme jõudnud meie koolimaja teisele korrusele, kus asub väga tähtis ruum ja selle ruumi nimi on kooliraamatukogu. Ja nagu te näete, oleme ka siin käsikäes käimas innovatsiooniga, ehk siis, et meie kooliõpilased saavad iseteeninduse kaudu endale ise laenutada raamatuid ja neid tagastada. Lisaks raamatukogu funktsioonile toimuvad siin ruumis ka erinevate väikeklasside tunnid. Ja nagu te näete, on tegemist väga mõnusa, sooja atmosfääriga õpipesadega. Oleme jõudnud meie koolimaja 3. korrusele, aulasse. Nagu te näete, toimuvad siin lisaks pidulikele üritustele ka meie kehalise kasvatuse tunnid.
kehalise kasvatuse tunnid on peaasjalikult siin nooremal kooliastmel. Vanemad õpilased saavad käia Sõle spordihoone sportimas, kus on olemas mitmekülgne ja kõikide võimalustega spordisaalid. Ja meie lapsed on sinna väga oodatud. Neljandal korrusel oleme jõudnud rühmikaklassi. Meie koolis on väga au sees muusikaringid. Lapsed saavad osaleda mitmetes koorilauludes. Me õpime mängima kannelt, flööti, trummi, kitarri. Tule mängi meiega! Koolis pöörame väga suur tähelepanu iga õpilase individuaalsele õpirajale. Seetõttu asuvad meil koolimaja 4. korrusel lisaks rütmika, muusika, pilliõppe klassiruumidele ka kooli erinevatest tugituktuuride kabinetid. Hetkel asume meie kooli HEV-koordinaatori ruumis, kus muuhulgas avaneb ka väideltavalt parim vaade vanalinnale. Aga parima vaate olemasolu eeldab ka parimat ilma. Oleme jõudnud oma tuuri lõpusirgele. 5. korrusel ootavad meid ees väikesed klassiruumid, kus toimuvad väikeklassitunnid. Samamoodi on 5. korrusel meil arvutiklass. Ja nii nagu algkool juba rääkisime, on kõikidel korrustel olemas meil kapid, kus õpetajad ja õpilased saavad õppetöö sisukamaks läbiviimiseks laenutada tahvelarvuteid ja sülearvuteid. Siin ruumis toimuvad ka mitmed infotehnoloogilised huviringid. Meie koolis toimub animatsiooniring, robootikaring ja otse loomulikult toimuvad siin klassiruumis ka arvutiõpetuse tunnid. Selline meie tuur saigi. Meie jätkame oma tööpäevaga ja me väga loodame, et teie pere liitub meie kooliperega. Ja kui sul tekkis veel mõni lisaküsimus, siis vaata julgesti meie kooli kodulehele või kooli Facebooki lehele ja võta meiega ühendust. Ristikus näeme!